Tere! Saade Kuulus TikTokis on täna omadega Rakveres külas tiktokker Kersti Sellil. Juhu, tere! Tere! Noh, mis elu siin Rakveres siis elatakse? Väga rahulikku, ütleks nii, et suurt möllu ja kära ei ole. Mulle sobib. Sul on TikTokis praeguseks juba 11 500 jälgijat ja... Kusjuures nüüd on 600. 11 600 ja TikTokkeril on iga jälgija on väga tähtis ja üle 300 000 meeldimise. Kas sa saad siin Rakveres rahulikult leivapoes käia või Tarvase juures nii, et ära ei tuntaks ja pilti tahtaks? Pilti tahetakse teha harva. Ilmselt ei julgeta. Aga ikkagi, kui ma välja lähen, siis alati on neid, kes jäävad vaatama või siis sosistavad. Ja eriti naljakas on see, kui keegi ütleb sulle tere ja siis samal ajal ehmatab, et mina ju tegelikult ei tea neid inimesi, kes mind jälgivad. Aga ma ütlen tere vastu, nii et pole muret. Sind ei pea siis kartma? Ei pea. Sa ütled TikTokis enda kohta, et sa oled täiesti tavaline inimene, kes otsustas ühel hetkel oma elu jagada. Miks selline otsus tuli? See põhjus üldse, miks ma TikToki tegin, oli algselt niimoodi, et ma olin väga sellises depressiivses eluperioodis ja ma olin väga kurb. Ja siis ma tahtsin lihtsalt naerda. Ma tegin selle TikToki, lootes, et seal on midagi naljakat. Ja seal oli ja ma sain naerda. Aga siis ma avastasin, et seal on nii palju selliseid asju, mida mina võiksin ka teha. Ja siis ma hakkasin ka neid niisuguseid humoorikaid videosi tegema ja inimestele läks see peale. Ja mingil hetkel ma avastasin, et kui ma tegin selle TikToki algselt sellepärast, et ma olin õnnetu, ja siis see läbi, et ma sain inimestele seda rõõmu jagada, mu see rõõm tuli tagasi. Et TikTok täitsa nagu toimis sellise antidepressandina. Mis sul siis viga oli, kui küsida tohib, et sellised muremõtted sind tabasid? No lihtsalt oligi niisugune raske. Siis oli ka pandeemia aeg, eks ole? Jah, siis oli ka see ja võt see ongi see, et ma olen tavaline inimene, et tavalistel inimestel ongi sellised tavalised probleemid ja masendused ja tõusud ja mõõnad. Et jah. Ja siis ühel päeval jäid sa ka koroonasse, köhisid nagu obune, scrollisid TikToki ja seal hüppas sulle ette selline konto nagu Maamees Linnamees. Neiud. Kõige seksikam, mis siin maailmas olla saab, on see, kui sa oled tark. No kõigepealt, kui ta hüppas ette, siis ma kerisin kohe edasi. Ma ainult 2 sekundit vaatasin umbes. Nii crap video oli või? Ei köitnud kuidagi, eks. Aga siis jäi ikkagi kõlama see Saaremurrak. Ja ma otsisin ta tagasi ja ma leidsin ja ma vaatasin peaaegu kõik ta videod ära. Oota, alguses läksid üle 2 sekundit ja siis jäi ikka, et kummitama see võite päris siia. Mulle midagi köitis ja siis ma olen Võrust, ma võin murrakuid mõnitada. Jällegist, kui ilmad lubasid õues olla, siis ma kobisin õue. Ja siis ma kirjutasin talle, et tal on lahedad videod ja et jätka samas vaimus. Tegelikult sellega on see asi. Et mul oli sõbrannade chat, kus 2 minu sõbrannat on. Ja ma kirjutasin oma sõbrannade chati, et kuulge, ma leidsin endale TikTokist mehe, aga see oli täiesti nali. Ma tegin nalja. Pärast esimest kirja või millal sa kirjutasid seda? Ei, pärast üldse, ma ei olnud üldse temaga suhelnudki veel. Ja juba hõiskasid? Jaa, ma tegin sellise nalja oma sõbrannadele ja see läks täide. Ja nüüd te olete Maamees Linnamehega kihlatud, sa ootad last. Ja sõbrannade grupi ettekuulutus sai reaalsuseks. Sa jagasid TikTokis seda, kuidas te esimest korda siis praeguse kihlatu Mihkliga kohtusite. Et ta ei tahtnud vaktsineerima minna, eks ole, ja mõtles, et põeb läbi. Ja tuli sulle Saaremaalt
teisele poole Eesti otsa. Ta ei olnud siis Saaremaal, ta oli vist Tallinnas hoopis. Ja tuli sulle Rakverre külla. Räägi, kuidas see edasi läks. Siis ma elasin Tartus. Kõik linnad on sassis. Saarlane oli Tallinnas ja tuli Rakverelasele Tartusse külla. Ja räägi, mis siis edasi sai? No siis läks asjad suht kiiresti. Ta jõuabki kohe varsti minu juurde. Mul on täiega palavik, mul on nii halb olla, aga ma võiks viisakusest vähemalt pesema minna. Ja siis ma ei olnud mingi 4 päeva pesnud. Ja siis ma läksin ruttu pesema. Ja siis ma mõtlesin, et nagu oleks tore, kui ma paneks ju seelikuga ka selga. Ja siis, et seelikud selga panna, siis võiks nagu jalad ka ära raseerida, eks. Ja siis ma hakkasin oma jalgu raseerima. Appi, miks ma räägin seda? Ja siis ma hakkasin paremat jalga raseerima ja ainult parema suutsin ära raseerida, kui ma sain aru, et mul on nii halb ja ma pean kohe pikali viskama. Ja see vasak jalg, see jäigi raseerimata, nii et ma viskasin pikali ja saatsin talle sõnumi. Ma ka ei tea, miks ma seda tein, aga ma saatsin talle sellise sõnumi põhimõtteliselt täiesti võõrale inimesele, et kui ta peaks tahtma ühte mu jalga nagu silitada, siis ainult paremat võib, sest vasak on, Esimest korda, kui ta mulle külla tuli, siis ta juba magas minu kõrval, aga ta oli oma tekiga ja padjaga see. Kas see oli armastus esimesest virtuaalsest silmapilgust? Vot armastus, ma ütleks, et see ilmselt ikkagi ei olnud armastus, tuleb nagu hiljem, et see tekkis nagu hiljem, aga kuna ma nagu ütlesin, et ma olin juba samal õhtul põhimõtteliselt sõbrannadele kirjutanud, et ju seal oli ikkagi see, et mingi säde ma kohe tundsin ja ma seda mäletan, et ikkagi kohe südames läks soojaks ikkagi üsna kiiresti. Ja siis eelmisel aastal ta viis sind matkama. Ja siis sa tahtsid dressidega tulla, aga noor härra ütles, et pane midagi normimat selga, eks ole. Ja siis see matk lõppes abielu ettepanekuga. Oli täpselt. Kirjelda palun seda romantilist hetke teemajakeses. No see oli, ma olin väga segaduses. Mul seoti silmad kinni ja siis talutati käe kõrval kuskile mäest üles. Ma mäletan, kuidas ma kuskilt mäest ronisin ülesse. Ja siis ma tundsin mingit hästi vana maja lõhna või mingit treppidest läksin ülesse ja ma ei saanud üldse nagu aru, mis toimub. Ja mul oli selline tunne, et ma lähen hästi vanasse majja kuskile sisse, aga kui ta ütles, et ma võin nüüd võtta selle klapi peast ära või selle salli, siis see oli väga ilus vaade, oligi ümmargune laud, roosid laual, küünad põlesid, see oli täiesti, ma ei oodanud seda, et see oli väga ilus ja siis ta läks ühele põlvele ja palus mind naiseks. Kas jah tuli kohe või pidid mõtlema? Jah tuli üsna kiiresti. Millal siis maimuke sündimas on? No maikuus peaks 24 mai on tähtaeg. No natuke on veel aega. Ja poiss, eks ole? Poiss peaks tulema, jah. Kas Saare nime panete või panete Rakvere nime? Veel on saladus. Aga sinust endast sa vist töötad haldjana. TikTokis saab vaadata. Ma olen igasuguseid tegelasi olnud, et mitte haldjas, aga ma olen jah, piipid teinud. Ma olengi käinud sünnipäevadel üritusi tegemas ja pulmades lasteprogrammi ja et sellist, aga praegu ei ole. Praegu ma saaks ainult mingid karssonkatused mängida või. Aga mis sa muidu igapäevaselt toimetad? Praegu ma olen täitsa kodune. Ma ei töötagi praegu. Et ma ennem seda töötasin tegelikult lastekodus või perekodus. Enam ei öeldagi lastekodu, nüüd öeldakse perekodu. Ja siis olingi ema eest 5 lapsele, et ma sain ilusti harjutada enne oma... Paremini kui poti taime peal. Ja nad jäid ellu. Lapsed on sulle alati meeldinud, sest sa lahutad nende meelt Pipina, siis sa oled teinud seda sotsiaaltööd. No lapsed ikka meeldivad, jah. Aga kuidas teil nüüd elukorraldus jagatud on Saaremaa ja Lääne-Virumaa vahel? Me üldse lähme ilmselt Saaremaale täitsa ära, aga see on natuke lahtine. Aga jah, ilmselt minust saab ka saarlane. Kas TikTok võib olla uus Tinder? No ma loodan, et mitte.
sellepärast, et kui sa teed Tinderi, siis ja sa leiad sealt armastuse, siis sa pead ju oma konto ära kustutama. Nii et kui... Pead. Põhimõtteliselt pead ikkagi. No mina kustutaksin, kui ma leiaksin Tinderist mehe ja see tähendab seda, et ma peaksin, kui TikTok oleks uus Tinder, siis ma peaksin praegu oma TikToki konto ära kustutama. Oh no, ja mu karjäär oleks läbi. 500 fänni. Jaa, no võt, sellepärast ma loodan, et mitte. Aga mis sa soovitaks neile, kes loodavad ka niimoodi armuõnne otsa koperduda TikTokis? Keep scrolling või? No, mis ma soovitan? No ikkagi armastus tuleb siis, kui sa ei otsi, eks. Et ollegi avatud, ükskõik kus, kas siis TikTokis või tänaval. Et ma arvan, et päris sellele loota ei saa, et kõik leiaksid endale TikTokist kaaslase. Et see on pigem võib-olla ikkagi, ma tahaks loota, et haruldus. Aga aitäh sulle, Kersti, tulemast ja jagamast oma inspireerivat lugu ja kõike head teile ja head kasvamist koos. Aitäh!